Tere päevast kõikidele kuulajatele, vaatajatele siit Viru Keskuse virtuaalsest stuudiost, mis on ka ilmselt ajamärk ja selle aasta väga hea märgusõna. Et oleme siin Tallinna ettevõtluspäeval, mis sedakorda on 17. ja mina küll ei mäleta, et Toiduliit oleks ühestki Tallinna ettevõtluspäevast jäänud kõrvale. Ja mida kindlasti kiituseks öelda korraldajatele on see, et te olete alati ja igal aastal väga asjakohased ja teemakohased teemad valinud. Et sellel aastal siis teemaks meil restart, kuidas ja kas on teistmoodi toidu- ja joogitööstuses lähtuvalt siis meie äkitselt ilmunud nähtamatu vaenlase koroonaviiruse mõjul ja mul on hea meel, et me oleme täna stuudios siin täiesti, võib öelda, et täiesti naiste võimu all. Ja ma paluksin siis diskussioonivoorus osalejatel ennast ise tutvustada, et mõne sõnaga, kes te olete, mis on teie ettevõtte põhitegevus ja miks võtsite vastu kutse osaleda diskussioonivoorus? Palun. Tervist kõigile, mina olen Anne-Mere ja olen HKScan Estonia juhatuse esimees. Me oleme siis Eestimaa suurim seakasvataja, broileri kasvataja, lisaks on meil 3 tööstust ja me toodame neis siis maitsvaid liha ja lihatooteid selliste märkide nagu Rakvere ja Tallegal. Ja aitäh Sirjele ja päeva korraldajatele, et kutsusite siia esinema, et tulin, et oma kogemust rääkida sellest kriisiajast. Aitäh, Anne, ja palun. Tere, mina olen Ruta Kallaspoolik, Saaremaa piimatööstuse turundus- ja ostujuht. Ja Saaremaa piimatööstus on ühistu, kuulub Saaremaa ja Hiiumaa ja Muhumaa piimatootjatele. Meil on nüüd tulnud just sellel kenal koroonakevadel turule uus kaubamärk Moo Saaremaa ja palju uusi tooteid ja tänu sellele on mida rääkida. Et olid põnevad kogemused. Aitäh, Ruta, palun. Tere, minu nimi Triin Kutberg ja esindan Eesti Alkoholitootjate ja Maaletoojate Liitu. Et meie liitu kuuluvad siis kange alkoholi tootjad ja maaletoojad ja ühtlasi esindan ka veinisektorit. Miks ma täna siin olen? Ma arvan, et sellepärast, et meie sektorit see koroonakriis tublisti raputas ja me pidime tegema päris palju asju teistmoodi, aga me siis jõuame ilmselt sellest täna rääkida lähemalt. Ja aitäh, Triin, see on ka kindlasti üks põhjus ja peamisi põhjusid, miks ma kõiki teid siia täna kutsusin, et rääkida sellest, mida siis toidutööstus ja joogitööstus tõesti ka praegu peale eriolukorda juba poole aasta jooksul on teinud teistmoodi ja mis meid tulevikus ootab. Toidu- ja joogitööstus on ju koroonakriisis ja eriolukorras saanud väga hästi hakkama ja mul on selle üle väga hea meel ja väga uhke tunne, et liidujuhi seisukohalt ma võin öelda, et mul ei ole elus olnud ühtegi kerget töökohta, aga sellist põrgut nagu peale eriolukorra väljakuulutamist ei ole ka minu tööelus olnud, kus sisuliselt olimegi saadaval 24 tundi ööpäevas ja aitasime erinevate teemade lahendamisel ja need teemad tulid täpselt nii nagu eriolukord üleöö, tulid ka järjest teemad üleöö. Kust saada pakkematerjale, kas jätkub toorainet, kas me suudame tootmisi töös hoida, kas kaupade vaba liikumine toimub, isikukaitsevahenditest on puudus. Ei jagu maske, ei jagu kindaid, ei jagu põllesid, ei jagu mütse ja kui jagus, siis hinnad tõusid nagu pärm. Meie sektoris on ju hea öelda seda nagu pärm või nagu pärmisai. Et selles võtmes oli väga palju väljakutseid. Mis saab siis, kui õiged pakendid saavad otsa? Kas me võime teistmoodi märgistusega tooteid või lihtsama märgistusega tooteid müüki panna? Need olid küsimused, mis tekkisid üleöö ettevõtetel. Ja peab tunnistama, et me tõesti saime väga kenasti hakkama, ettevõtted tegid oma tootmises ümberkorraldusi. Kindlasti oli kõigil plaan A, plaan B ja isegi plaan C valmis, nagu ikka. Ja selle üle mul on hea meel. Statistiliselt on ka meie sektoril läinud suhteliselt hästi, kui me vaatame siin teise kvartali tulemusi, et võibki öelda, et mõned
sektorid said rohkem kannatada, mõned vähem kannatada, mõned isegi pisut kasvasid, mõned natukene kahanesid, valmistoidud, eelkõige pagaritoodete osas, just kondiitri pool, et söömine ju liikus erinevatest nii-öelda tavapärastest toidukohtadest hoopiski kodudesse ja tõepoolest võib öelda jällegi positiivne, et tegelikult, et inimesed hakkasidki süüa tegema kodus, küpsetama, sooja süüa tegema, see on kõik väga tore. Aga et teid natukene lahti rääkida, siis ma esitan teile ühe sellise väikese sissejuhatuseks, ühe väikese küsimuse. Maksim Gorki on öelnud, kui töö pakub naudingut, on elu lausa lust. Kui töö on kohustus, on elu orjapõli. Kumb siis teil on? Kas lausa lust või pigem orjapõli? Ja ma viskan kinda Triinule. Kohe ikkagi alkoholitööstusesse, eks, et ma peaksin ütlema, et meie töö on lust ja lillepidu, aga nii see ikkagi täna enam ei ole. Võib-olla nagu me oleme kuulnud vana aja lugusid, kus oli tootmises pidu, täna see nii ei ole, aga tulles tõsisemate teemade juurde, siis ma ütleksin niimoodi, et mingis mõttes võib-olla meie tööstusharu oligi paremini ette valmistatud selleks ootamatuks kriisiks, sellepärast et meie sektorit on alates 2015 kogu aeg aktsiisipoliitika niimoodi ootamatult siis tabanud, on olnud sellised ootamatud tõusud või muutused, millega me oleme pidanud kogu aeg turul kohanema. Niimoodi, et ma arvan, et alkoholisektor on tänaseks kujunenud selliseks üsna heaks kohanejaks. Nii et see koroonakriis üllatas ka meid, aga ma arvan, et see varasemad raputused on siinkohal meile kasuks tulnud. Okei, aga isiklikus võtmes on ikka lust või on pigem kohustus? Isiklikus võtmes on lust, absoluutselt lust. Et lust juba sellepärast, et lihtsalt nii vaheldusrikas töö on. Iga päev tuleb uusi teemasid. Enne koroonakriisi oli aktsiisipoliitika, reklaamipoliitika ja nüüd siis käesolev kriis, mis toob ka iga päev uusi teemasid lauale. Nii, aitäh, Anne. Kumb sinul on? Orjapõli või lust ja lillepidu? No, ma ütleks, et lust on võib-olla natuke nagu palju öeldud, aga üldiselt neid hommikuid, kus ei taha väga nagu tööle minna, et neid on ikkagi suhteliselt vähe. Et pigem ikkagi lähen rõõmsal meelel ja üritan seda optimismi siis teistesse ka süstida. Et aga mis ongi selles mõttes nagu selle kriisi valguses, mis puudutas kõiki väga isiklikult, et ei olnud ainult nii, et mingi sektor või mingi valdkond või mingi osa inimestest on nagu puudutatud, vaid ei, et kõiki isiklikult ka samamoodi. See on näha, et töötajad on tervikuna oluliselt kokkuhoidvamad, kohusetundlikumad ja võtavad palju rohkem vastutust, kui oli enne kriisi, et mitte, et ainult töökoht on armsaks saanud, aga kuidagi on tekkinud sellist nagu tiimitunnet, meeskonnatunnet, et mis iseenesest ju ainult suurendab seda lusti, et hommikul tööle minna. Just, ma ei kujutagi ette, et sa oleksid teistmoodi vastanud, sellepärast, et sinu vastutada minu teada on üle 1300 inimese selles valdkonnas, mis teie tootmist puudutab. Et ma arvan küll, et proovi sa siin öelda, et orjapõli on. Sa pead ise olema ilmselt väga suur eestvedaja, liider ja alati naeratama selle juures, nii et see tuleb selle hästi välja. Aitäh! Ruta, palun, lust või orjapõli? Sul tuleb veel sõita ka edasi-tagasi Mandri ja Saare vahel. Mida muud ma saaksin vastata, aga selles mõttes ma võtan Triinu sõnadest kinni, et meie omapära on täpselt seesama, et meil tegelikult toorene kogu aeg tuleb ja kogu aeg tuleb ja kogu aeg tuleb ja tegelikult täiesti ükskõik, kas maailmas on Uus-Meremaal tulekahjud, mis mõjutavad hinda või meil on koroonakriis või meil pannakse kaubandusketid lähevad pankrotti, me peame ikkagi midagi sellega peale hakkama, ikkagi midagi tegema, et me ei saa kahjuks panna siis lehmasid niimoodi hõõldonni peale, et kannata nüüd, varsti läheb paremaks, siis hakkab tegema. Et selles suhtes me oleme samamoodi nagu valmis ja olnud kogu aeg nagu kohanema, me peame seda tegema ja muidugi tore on. Miks ma sulle vastan muud? No jah, ega ma nii pikki vastasin isegi ei oodanud, aga te väga osavalt professionaalidena juba läksite teemasse rohkem sisse. Aga nüüd konkreetsemalt küsimus, et tõesti, kuidas sektoril läinud on liha, piim, joogid,
et võib-olla natukene tõmmata kokku, et mis juhtus eriolukorras, mis olid esimesed otsused ja kuidas te praegu ennast tunnete? Alustame Annest. nii. Sul ikka kõige rohkem inimesi. Jah, meil on Baltikumis kokku 1500, aga Eestis jah, 1350, et lihasektorit tervikuna vaadata, siis Statistikaameti andmetel esimesel poolaastal iseenesest on läinud täitsa hästi, et müügikäive on kasvanud 6 kuu jooksul üle 6% ja tegelikult ei saa ka kurta ekspordi osas, et seal on samamoodi käive on kasvanud üle 2% esimese 6 kuu jooksul. Aga siin on muidugi see lugu, et see kasv oli väga tugev, oli esimese 3 kuu jooksul, aga siis ja noh, märts oli nendest muidugi erakordne, et aga siis aprill, mai nii-öelda nagu läks miinusesse võrreldes eelmise aastaga ja juunis siis jällegi taastus. Et nii-öelda tunnetuse baasil võiks öelda, et sealt edasi läks selline ka ikkagi mõnevõrra kasvutempos võrreldes eelmise aastaga. Nii et nii nagu sa ise mainisid, Sirje, et inimene sööma peab ja see on ka selge märk, et me oleme ikkagi kõik enam-vähem ja ikkagi järje peal. Kindlasti on saanud tervikuna löögi need tööstused või firmad, kes on rohkem olnud suunatud nii-öelda Horeca kanalisse, et toitlustuses ikkagi on käive on kukkunud ja pole siiamaani taastunud, et seal on selline liigume sellises -15%, -20% võrreldes eelmise aastaga, et eks see turistide vähesus ja sisemaine vähesem tarbimine ja üldsegi, et paljud kohad kinni läinud, et eks see kõik avaldab mõju. Aga noh, summa summarum ütleks, et kriis sai ju tegelikult selles mõttes, ütleme, see kriisi algus sai üle elatud hästi, et kedagi kuskil kinni ei pandud. Globaalselt oli ju näha, et lihatööstus ikkagi suleti nädalateks üle Euroopa, Ameerika, et viirus lõi sisse, et selles mõttes meil ikkagi kõik said hästi hakkama tänu ka Toiduliidule, kes siin aitas isikukaitsevahendeid hankida. Kaubad liikusid siin jällegi tänu Toiduliidule ja Vabariigi Valitsuse kriisikomisjonile, kes aitas neid probleeme koheselt lahendada. Tegelikult, mis need ummikud tekkisid piiril, need olid põhimõtteliselt nagu 1-2 päevaga olid klaarid, et eks see rahvusvaheline kaubavedu oligi üks kõige kriitilisemaid küsimärke, et see oleksid, piirid püsiksid lahti ja autod ja laevad liiguksid. Et praegu ju tegelikult ei saa öelda, et see nüüd kriis päris veel möödas oleks, et eks me kõik, kes me siin istume laua ümber, oleme ju teinud neid muudatusi, et üritanud eraldada inimesi nii palju kui võimalik, et kes sai koju saata nii-öelda kontorist kodutööle, need on olnud kodukontoris aga noh, kui tegemist on tootmisega, on see siis piimatööstus või alkohol või liha, et ega ikkagi piima ju pudelisse kodus ei pane ja vorsti ei tee laua taga, et samamoodi ka farmides, et meil on sea- ja kanafarme üle Eesti, et igal pool ikkagi oli vaja nii-öelda, et inimesed on füüsiliselt kohal, et eks see viiruse nii-öelda mitte sisse laskmine on olnud ikkagi prioriteet 1, inimeste tervis, töötajate tervis, et selles mõttes ega ta vist nagu päris mööda pole käinud, aga õnneks midagi nagu hullu pole ka, et eks meil Rakvere on üks väga suur üksus, meil töötab seal ligi 800 inimest koha peal, millest siis circa 50 kontoriinimesed läksid koju, aga ülejäänud ikkagi käivad iga päev tööl ja et ei ole niimoodi, et me saame neid nüüd lõpmatuseni eraldada, et ikkagi õlg õla kõrval. Ja siis ongi, et see ikkagi igal ühel on nagu selge roll ennast ja enda tervise eest nagu hoolt kanda ja selles mõttes nagu ma mainisin, et iseenesest kena, et töötajad ikkagi võtavad vastutust, kui on mingisuguseid tunnuseid, siis jäävad koju, annavad teada, informeerivad, et info liigub meil väga kiiresti majas sees ja kui on vaja kuskil abistada ühes või teises osakonnas, siis lüüakse kohe nii-öelda, keeratakse käised üles, et mida võib-olla varasemalt nii palju ei olnud, aga praegu on tunda, et töötajad ise ka nagu hoolivad, et asjad saaksid korda ja tehtud ja klienditarned tagatud, et
jah, aitäh. Liha oli ju ka üks nendest sektoritest, mille müügikäive tõesti isegi pisut tõusis. Vastupidiselt kalale, kes on päris palju pihta saanud, valmistoitudele ja kindlasti ka siis kondiitri pool. Et Ruta, kuidas teil on läinud piimasektoril üldisemalt, oskad sa tuua? Tegelikult väga palju, mis Anne rääkis, on sama, et ma võib-olla tooks hoopis teise nagu nurga siia juurde, mis on võib-olla natuke teistmoodi, et mis oli selle kriisiga nagu või selle karantiini isolatsiooni kehtestamisega väga huvitav nagu selline tähelepanek, kuidas väärtused üleöö muutusid, kuidas head asjad osutusid ühel hetkel väljakutseteks, ütleme siis nii. Et kui me enne arvasime, et väga tore on olla eksportija, siis järgmisel päeval oli see käive sul 0. Kui väga hea oli olla horekasektori tarnija, siis ühel hetkel see oli 0. Kui enne kriisi, me tõime just turule mahepiima, ökopakendis, no kõlab kui muinasjutt, siis 14. märtsil inimesed käisid poes ja viskasid internetis nalja, et peaks endale lehma võtma, sest lihtsalt ei jõua koju tassida seda piima, mida lapsed, kes on siis koju pandud karantiini, ära joovad. Ja nii edasi ja nii edasi. Me olime veel saarel, et meil oli veel selles mõttes natuke niisugune omamoodi huvitav lugu, et see hirm. Ja mitte lihtsalt saarel, aga te olete Saaremaal, et see ütleb nii mõndagi. Just, et koroona pealini kõik need muud asjad, aga ütleme, praamide graafikuid ju muudeti. Ehk siis seal ühelt poolt siis oli vaja kõik oma tootmisprotsessid ümber teha, tootmisgraafikud ümber teha, et me mahuksime sellesse aknasse, kus meil on üldse võimalik saada nagu mandriga ühendust, nii siis valmistoodangu väljaviimiseks kui siis ka materjalide sissetoomiseks, millesse neid asju pakkida. Erinevaid piimaproove me viime näiteks mandrile, et siis kogu see logistika läbi mõelda, et me ei peaks seal siis 4 tundi ootama järgmist praamid tagasi tulla, nii edasi. Et sellised nagu mõnusad nüansid tulid juurde ja kui nüüd tulla nagu tänasesse päeva, kus tegelikult suhtkoht on taastumas, ma arvan vist äkki natuke nägugi, eks näis, siis minu suurim niisugune küsimus täna ongi see, et kas need väärtushinnangud lähevad tagasi selliseks, nagu nad olid enne kriisi või me hüppame nüüd jälle 5 aastat tagasi oma arusaamistega keskkonnast ja ökoloogiast ja rohemajandusest ja kõigest sellest muust. Et see saab olema päris põnev. Jah, aitäh. Et Saaremaa puhul tekkis ka vahepeal, ma tean, et ka minuga võeti ühendust ja eks me natukene püüdsime neid hirme ka vähemaks võtta. Et teatavasti tekkis ka see hirm, et ohoo, et Saaremaa tooted, Saaremaal on ju tegelikult olemas nii lihatööstus, nii piimatööstus kui leivatööstus. Et Saaremaa tooted ei julge osta, äkki tulevad viirusega koos. Pakend muutus absoluutselt väga oluliseks ja olulisemaks veel viiruse ajal ja eriolukorra ajal teatavasti. Ja siis meie osa oli see, et me siis nii-öelda andsime ka läbi sotsiaalmeedia, läbi meedia sõnumeid, et tõesti viirus ei levi toiduga, et see oli selline üleskutse lausa ja kindlasti natukene kutsusime üles ka toetama mitte ainult Saaremaa tootajaid, vaid tegelikult kõiki Eesti tootjaid. Et see on teada, et kuidagi kriiside ajal tõesti, sind päästabki tegelikult seesama, igaüks päästab ennast ise. Et see on mitu korda välja tulnud nii eelmise majanduskriisi ajal, sa näed, et siseturg ongi tegelikult ehk et me ise oma otsustes, oma tarbijatena tegelikult saame toetada just nimelt oma toidutööstust ja joogitööstust ja mitte ainult ei peaks olema kriisi ajal. Ma ei saa seda ütlemata lihtsalt jätta, vaid tegelikult me peaksime neid inimesi, kes igapäevaselt meie toidulaua ja joogilaua eest muretsevad ja seda tohutut rasket tööd teevad, peaksime tunnustama märksa tihedamini ja võib-olla märksa rohkem, kui me seda teeme. Triin, kuidas teil oli? Ühelt poolt oli suur muudatus see, et muutus, ütleme, müügikoht siis või see kanal, et mingis mõttes lõunapiiri mõttes võime öelda, et küll oli tore, et riigipiir suleti, sest et Läti piiripoodide müügid kolisid siseturule. Teiselt poolt võime hiljem rääkida ka sellest, et põhjapiir läks kinni, me ei saanud ka turistidele tooteid kaasa müüa, aga kui me siseturu mõttes räägime, siis on tore, et joogid kolisid siseturule. Teiselt poolt loomulikult Horeka sisuliselt üle öö kinni ja ma võin öelda, et märtsis mitte ei olnud meie müügid nullis, vaid need olid kohati miinuses, sest me võtsime kaupa tagasi. Nüüd sektori mõttes ma mäletan ise, kui ma olin eriolukorra alguses apteegi järjekorras
ja no see oli tõesti eriolukorra esimestel päevadel ja apteeker ütles, et kui mulle antakse 1 sent iga kord, kui minu käest küsitakse desovahendit, ma oleks juba rikas mees. Ja see desovahendite põud ja selle leevendamine ongi vast meie sektori kõige olulisem väljakutse selles kriisis ja seda me tegime siis 4 moel. Et esiteks meil on Eestis üks ja ainukene piirituse vabrik Estonian Spirit Rakveres, kes asus siis usinasti piiritust tootma, et desovahendite tootjatel oleks seda kõige olulisemat komponenti, mida siis tootesse lisada. Teiseks, need tootjad, kes ise piiritust ei tooda, aga kellel olid olemas piirituse varud, näiteks Altia Eesti müüs siis desovahendite tootjatele piiritust. Siis kolmandaks mõned meie liikmed, näiteks Remedia ja Moe, asusid ka ise desoainet tootma. Ja neljandaks, et need, kes ei soovinud oma põhiliistude juurest kõrvale kalduda, ei soovinud tootmisesse neid mürgiseid aineid tuua, mida üldjuhul siis desovahenditesse lisatakse, panustasid viinamüügis. Ja see oli tegelikult päris huvitav, et märtsis inimesed, kuna ei olnud saada desovahendeid, siis ostetigi kanget viina, 60–80% viina, mis on täiesti efektiivne kodus siis pindade puhastamiseks, käte puhastamiseks. Ja nüüd hiljaaegu me oleme teinud ka oma arvutused, et minu konservatiivsed arvutused näitavad, et pelgalt märtsis müüsime me, kui me arvutan selle 40-kraadises viinas, 320 000 liitrit viina ainult käte või siis pindade pesuks. Ja kui me paneme selle pooleliitrisse pudelisse, siis see on 640 000 pudelit. Et selles mõttes selline oluline, ütleme siis muutus turul, et nõudlus viina vastu. Ja mõne sõnaga ka võib-olla siis mittealkohoolsetest toodetest. Ise sellega küll ei tegele, aga head kolleegid ütlesid, et see langus ei olnud väga suur, et see oli kuskil 15%, kui me räägime veest ja karastusjookidest ja tõenäoliselt see tulenes kõige rohkem sellest, et inimesed olid kodus ja ei liikunud, jäid ära tanklamüügid, kioskite müügid, mis on selline on the go, haaran endale joogipudeli kaasa ja see tõi siis kogu turul sellise 15% languse, aga sellele järgnes soe suvi ja tegelikult inimesed ikkagi liikusid Eesti-siseselt väga palju, nii et suvel jällegi tehti neid müüke natukene tasa, nii et aasta kokkuvõttes tõenäoliselt see mittealkohoolsete jookide kategooria jääb ainult paari protsendiga miinusesse. Jah, aitäh, et isegi minu tuttavad pöördusid minu poole, küsisid, kas 80%-line viin, kange viin on siis okei desinfitseerimiseks. Jah, on okei, aga tootmistes mitte. Tootmistes on kõige parem 72%-line, sellepärast et 80% on liiga kange ja tekitab pindadele hoopiski koagulatsioonikihi, mis hoopiski viiruse ja baktereid nagu hoiab kinni, et ta ei desinfitseeri ära. Et ei oleks sellist valet arusaamist. Nii, aga räägime nüüd natukene tööjõust ka, et see oli ka teema, mis väga tuliselt kirgi küttis, eriti põllumajandustootjate poole pealt, aga kuna me oleme läbi tooraine tarneahelas päris tugevalt põllumajandustootjatega seotud ja siinkohal just leidsin ühe sellise vahva nalja, et põua korral me saagikoristusel välistööjõudu ju ei vajagi, et võib ka nii öelda, aga kas me põuda tahame? Ehk et see, mis toimub toidutööstustes, võin öelda, et välistööjõud ei ole väga suur teema, aga välistööjõudu siiski kasutatakse. Ja mis trend oli kohe? Need inimesed, kes sisuliselt üleöö jäid töötuks, siis meie ettevõtted, kellel oli tööjõust puudu ja tööjõust oli puudu ja kohad olid täitmata, hakkasid kohe värbama töötuks jäänud nii-öelda Eesti inimesi, mis on ju tegelikult hästi positiivne. Aga kui kerge või raske see oli, et Anne, ma tean, et teie ettevõte on olnud üks nendest, kes on värvanud Eesti inimesi ja mida on välja toonud ettevõtted, on see, et ikkagi, mis on meie sektori omapära, ongi see, et meil on puudu nii lihttöötajatest kui spetsialistidest. Nii et meil on tegelikult kõiki ametipositsioon, kõikidesse ametipositsioonidesse vaja inimesi juurde. Et kuidas teil läks, Anne? Ütleme nii, et me oleme ju tegelikult ka põllumajandustootja, et kasvatame ju loomi ja linde, et lisaks töötlemisele. Ütleme nii, et kui see kriis algas, siis
ütleks, et aprillis-mais ma mäletan, et rääkisin personalijuhiga, siis ta oli nii-öelda nagu suhteliselt optimistlik, et leiab töökäsi ja et hakkame loobuma renditööjõust, keda meil ka oli päris mitukümmend sees. Ja siis tuli suvi, siis päike kõrgel, igasugused toetused, muud hüvitised ja kedagi jälle huvi langes ära. Ja siis meil oli selline mõte, et okei, et suvi saab mööda, et tekib äkki realism ja küttearved suurenevad ja igasugused kompensatsioonid saavad otsa, et äkki siis olukord leeveneb. Aga ei ole midagi suurt leevenenud, et meil oli Virumaal oli just Töötukassaga oli selline nii-öelda üritus, promoüritus, et siis propageerisime ennast, aga kellele sa propageerid, kui kohal oli 0 inimest. Et siis see tähendab ju seda, et inimestel on siis järelikult töökohad olemas või tähendab see seda, et inimestel on töötutena suhteliselt mugav kodus olla. Et me oleme ka ju jõudnud juba sinna faasi. Vot ei oskagi öelda, mis see põhjus on, et iseenesest ju töötuid meil on, et see on nagu fakt, et mille pärast nad tööle ei taha tulla. Minu nägemuse järgi me maksame täitsa konkurentsivõimelist palka ja päris head palka mõneski valdkonnas, et selles mõttes väga nagu veider, et ei ole midagi nagu paremaks läinud. Sest meie ettepanek oli Toiduliidu ettepanek, mida me tegime Vabariigi Valitsusele, me olime kaasatud siis peaministri kriisikomisjoni, mis oli väga hea ja kõikidesse teistesse kriisikomisjonidesse ja meil oli alati ka kodutöö tehtud, et me väga selgelt tegime ettepanekuid, tahtsime olla konstruktiivsed partnerid, mitte lihtsalt rääkida ja kogu aeg toetusi küsida. Ja üks nendest oli kindlasti, mille me välja tõime, et riik ei tohiks lasta töötutel nagu väga mugavalt kodus olla. Ehk et ikkagi inimesed, kes on võimelised töötama, kes tahaksid töötada, peaksid selle nimel ka ise panustama ja tõepoolest seda töökohta ka otsima. Aga jah, kõik ei ole nii läinud, et tagasiside, mis mul ka ettevõtetelt on mitmesugune. Et tõepoolest alguses olite väga optimistlikud. Ma tean, et ma sinuga korduvalt selle teemal rääkisin ka isiklikult, et see teeb mulle natukene muret, et tegelikult sügise poole ei ole nii-öelda paremaks läinud, aga võib-olla see ebastabiilne periood ja see suur töötuse kasv, millest ikkagi räägitakse, on veel tulemas. Nii et vaatame, mis edasi. Kuidas teil, Ruta? Meil oli probleemiks hoopis üks teine huvitav nüanss, tervisetõendi puudumine. Ehk siis inimesed ei pääsenud perearsti juurde. Ja ütleme tegelikult, eks seal läks ka paar nädalat enne, kui inimesed said aru, seal on hästi suur turismisektor saartel, et selles mõttes inimesi, kellel ei olnud tööd, oli piisavalt. Et aga see arusaamine, et jah, see ei kestagi nädal ja see lähebki edasi ja ma tegelikult võiksin otsida mingi variant B endale, et see jõudis natuke viitajaga. Aga ma pean nagu ütlema, et selle kriisiga üks nagu positiivne nüanss oli see, et koostöö ja sihuke kokkuhoidmine ja et tegelikult tuldi vastu ja tehti seal kompromisse ja nii edasi, et lõpuks me need inimesed ikkagi nagu saime need tervisetõendid, et me saaksime neid tööle võtta. Et aga hoopis see tegelikult osutus probleemiks, et inimesi oli, aga me ei saanud neid tööle võtta. Ja see oli üks teema, millega Toiduliit tegeles ja me tegelesime seda siis koostöös Veterinaar- ja Toiduametiga ja lõpuks Veterinaar- ja Toiduamet muuseas ka ma pean ütlema üldse kõikide riigiasutuste kohta. Tõsiselt ma tahaks eriolukorras kõiki kiita ja kuidagi see tunnetus, et tahetakse aidata, et tegelikult ka tahetakse aidata. Kas või piiri peal need probleemid, kui sa lähed 25 aastat nii-öelda vanade tööriistadega piiri, eks ole, kontrollima või sulgema, kohe tehti muudatused, et nii politsei poolt, Maksu- ja Tolliameti poolt, et kuidagi sa tundsid kogu aeg sellist nagu tuge. Ja Veterinaar- ja Toiduameti suhtes on mul ka ainult kiidusõnad ja üks nendest oli see, mille ma ettepaneku ise tegin juba ennetavalt ja see teema tuligi üles, oli see, et töötada välja A4-l selline tervisetõendi lihtsustatud variant,
et inimene tuleb ja ettevõtted saavad selle alusel, personalijuht teeb ise intervjuud, saavad selle alusel otsustada, kas see inimene sobib või ei sobi, et me ei takerduks selle tohutu bürokraatia taha. Ja lõpuks oli ka Qualitasega saadi kokkuleppe, nii et ma väga selgelt tänan ja ma tean seda, ma mäletan isegi seda päeva ja vist kellaaega, millal see otsus tuli. Nii, kuidas teil, Triin? Ma kohe kommenteerin samamoodi, et riigi poolt sellised olulised, ütleme siis leevendused, kui me räägime desoainete tootmisest, siis selle jaoks peab olema sul ka vastav luba, mida on tülikas ja tohutu bürokraatiat seda ajada ja see peab olema kantud siis Euroopa Liidus sinna biotsiidi registrisse, et tuli leevendus, mis võimaldas Eesti tootjatel siis palju laiaulatuslikumalt neid desoaineid toota. Nii et selles mõttes ma ühinen sinu tänusõnadega. Mis puudutab inimesi, siis sektoris hõivatus üleüldiselt ei muutunud. Olid mõned koondamised, samas teistes tootmisüksustes palgati jälle inimesi juurde, näiteks kui me räägime piirituse vabrikust. Loomulikult hästi suured palgakärped toimusid meil, sellepärast et müügiinimesed, kes müüsid baaridesse, restoranidesse, turundusinimesed ja samamoodi ekspordiinimesed, sest eksport sai tugeva löögi, olid siis palgakärped seal 40, isegi 50%. Selles mõttes inimeste sissetulekud kindlasti kannatasid. Aga ma arvan, et sektor üleüldiselt tööjõu mõttes tuli kriisiga hästi toime ka tootmise poolelt, et tootmisbrigaadid olid eraldatud, ilmselt siin ei ole vahet, kas on piima või liha või viinatööstus, et sellised ettevaatusabinõusid võeti väga palju kasutusele kuni selleni välja, et tõesti sinna tootmisterritooriumile üldse väliseid inimesi ei lastud ja väga jälgiti oma töötajate tervist ja see hoidis ära ka siis tootmises haiguskollete tekkimise. Nii et ma arvan, et see periood oli selles mõttes edukas. Ja kindlasti see oli üks märgusõna, et kõigepealt, kuna toidu- ja joogitööstustes on nagunii väga kõrged hügieeninõuded ja toiduohutuse nõuded, siis neid nõudeid karmistati ja siin oli, ma võin tuua hästi palju erinevaid näiteid, kuidas püüti nagu just nimelt oma tootmiskinnistuid juba kaitsta, et ei lasta võõraid autosid sisse, autojuhid ei tohi välja tulla autodest ja nii edasi, et ehk, et need süsteemid, mis nagu ümber tehti, neid oli väga palju. Ja siinkohal muidugi jällegi hea variant teha natukene ka reklaami, väikene reklaamiminut, on see, et ka meie oleme pidanud kohanema ju selle sama olukorraga ja kui meil igal aastal on toimunud avatud toidutööstuste nädal reaalselt nii, et meil on võimalik olnud inimestel tootmistesse minna vaatama, kuidas toiduained valmivad ja joogid valmivad, siis sellel aastal toimub see virtuaalse tuurina. Ja tõesti, ma kasutan juhust ja ütlen, et head kuulajad, minge eestitoit.ee kodulehele ja te näete sealt 18 ettevõtte virtuaaltuure, mis võib-olla annab sellise nagu isegi nii ilusa ja võib-olla lihtsustatud pildi tootmistest, et kuidas toiduained valmivad, et vaatadki, et issand, nii ilus ja nii lihtne see kõik on, et kaugeltki kindlasti mitte, et toidutootjatel ei ole päris kerged töötingimused ja võib-olla see siit ka üks põhjus, miks inimesi sinna suhteliselt raske on saada, eriti praegu, kui tegelikult räägitakse hästi palju paindlikust tööajast ja kaugtööst ja kui ärkan, siis tulen ja et paraku nagu tootmistes niimoodi töötada ei saa. Nii, aga läheme siit võib-olla järgmise küsimusega edasi. Ja mina küsiks hoopiski ka niimoodi, et me teame, et koroonapiirangust ka praegu juba tunnetame seda, me tegelikult ei tea põhimõtteliselt, mis meid homme ootab. Me tahame uskuda, et sarnaseid nii-öelda lukkupanemisi ja kinnipanemisi enam ei tule. Me oleme sellest palju õppinud, minu meelest ka riigiasutused erinevad ja me oleme hästi hakkama saanud, aga kuidas teie näete oma tulevikku, teades, et sellised piirangud ikkagi jäävad kehtima veel pikaks ajaks ja tegelikult me ei teagi, kui pikaks ajaks. Me kõik loodame, et homme on toredam, et homme Horeca läheb lahti, et inimesed hakkavad käima, aga inimesed pisut pelgavad, me pisut hoiame juba, kas maskiga või maskita, täna igal juhul juba suuremas seltskonnas maskiga ja kõik sellised teemad, et kuidas teie oma tulevikku vaatate?
eks tuleviku vaatamine tänases päevas on suhteliselt keeruline, ütleme otse välja, et mulle tundub, et kui kevadel see esimene laine nii-öelda üle sai, siis tundus, et inimesed tegelikult nagu väga ei uskunud, et võib tagasi hulluks minna, et suvel oli sellist nii-öelda nagu võib-olla põhjendamatut optimismi, mis oli osaliselt ka kannustatud sellest, et oldi nii-öelda nagu väga suletud siis 2-3 kuud. Et nüüd nagu tundub, et olukord on mõnevõrra teine, aga ikkagi suhteliselt keeruline, et ma ei tea, mis see tänane statistika ütles nende haigestunute kohta, aga see haigus pole kuhugi kadunud, et ja tuleb valmis olla, et ta on siin ikkagi veel päris mõnda aega. Et ma arvan, et see esimene nii-öelda sõnum meil majja sisse ja ongi olnud see, et see ei lähe mööda kohe, et ärge oodake, et kuu aja pärast asi muutub, et olge valmis, et see kestab järgmise aasta lõpuni. Ja isegi kui see vaktsiin tuleb, et see ei pruugi olla mingisugune päästja. Et selles mõttes need karmimad meetmed või ohutusmeetmed siis, et kontoritöötajad koju ei kohtu võõraste nii-öelda väliste partneritega või hankijatega või mis iganes, et need on meil lubatud ainult nii-öelda ärikriitilistel põhjendustel. Et tegelikult me ei ole nagu midagi suurt lõdvendanud võrreldes nüüd aasta algusega, kui see pihta hakkas. Ja eks me nüüd vaatame jooksvalt, aga ma näen küll, et selle aasta lõpuni läheb kindlasti samas joones ja kui mingid imes ei juhtu vahepeal, mida on nagu raske ette näha, siis jätkame järgmine aasta samamoodi. Ma arvan, et väga oluline on inimestel nagu teadvustada jah, et see on nii-öelda pigem ikkagi selline pikama jooks praegu, mitte sprint, mis oli. Et vahepeal tuleb ikkagi nagu kuidagi omal just seda vaimset tervist hoida nii-öelda korras, et selle nimel me siis tegelikult oleme siin ka mõelnud koolitusi ja teeme igasuguseid internetiüleseid selliseid küll kohvipäevasi, küll strateegia elluviimisi päevasid, et üritame siis nii-öelda nagu ikkagi hoida seda tiimitunnet üleval. Et oluline jah, et nendel inimestel, kes on väga palju eraldatud, et nendel ei tekiks sellist isolatsioonitunnet, et tegelikult inimene ikkagi sotsiaalne olend, et see oli hästi näha, et kui siin vahepeal nagu suve lõpus kohtusime kontoris, siis nagu selline ahvivaimustus oli peal ja kõik tahtsid jubedalt suhelda. Mõne olid juba ära unustanud. Ei, no absoluutselt, siin oli just, et Kalle näoga mees on tööle tulnud. Kolleeg läks töölt ära ja siis lahkumise hetkel oli ka teine kolleeg tuli teda tänama, 7 kuud polnud kedagi näinud, et tegelikult päris nagu, ega see võib nagu närvidele käia küll. Aitäh, Ruta! Anname natukene tempot juurde. Ja, no ma tooks võib-olla 3 asja, et üks on nagu kindlasti ütleme siuke riskide hajutamine, mis ma nüüd nagu konkreetselt enda töös nagu võtsin, et ma pean silmas nüüd siis nagu igasuguseid pakkematerjali muid siukseid asju. Et kui oli selline mõnus hetk, et kas nüüd Poola langeb esimesena või Soome, siis tegelikult langes Soome. Aga et selles mõttes võimalikult palju hajutada riske. Siis teine, mida ma nagu näen, on eksport, on üks väga selline tricky question, sellepärast, et teised riigid on hästi protektsionistlikud ja eelistavad enda oma. Ehk siis leida nüüd sinna need argumendid, miks nad peaksid tahtma Eesti tooteid. Et see saab olema nagu väga-väga suur väljakutse. Ja kui ma koduturul vaatan, see on tegelikult täpselt sama teema, et inimesed käivad küll poes, aga mulle tundub, et nad on see ostukäitumine selles mõttes on muutunud, et nad enam ei uita seal riiulite vahel ringi, vaid kõik tahavad oma ostud teha kiiresti, ruttu ja nii edasi. Ehk siis kõik uued arendusprojektid ongi see, et sa ei või ju teha degusteerimisi, su müügiesindajad ei või tulla, ostujuhid ei viitsi neid vaadata, nad üritavad võimalikult efektiivselt töötada, sa ei saa neile näidised. Ühesõnaga, tegelikult nagu selles mõttes neid küsimärke on täna nagu meeletult, kuidas sealt nüüd siis nagu edasi minna, et mitte nagu arengust toppama jääda, mitte jääda sinna nagu mugavustsooni istuma, vaid ikkagi liikuda edasi. Et mis on siis nüüd need pluss, see, mis ma enne ka ütlesin, väärtushinnangud. Kas me tegelikult liigume tagasi sinna, kust me alustasime, et me tahame olla rohelised või me oleme nüüd taas seal 5 aastat tagasi hind? Ja,
ja et tegelikult me ju teame, mis juhtus eelmise masu ajal, me teame, mis üldse juhtub, kui toiduainete ja jookide hindu tõsta, kuidas tarbijad hakkavad ja mille järgi valima, et see on meie sektori jaoks olnud kogu aeg problemaatiline ja noh, ja ka kõik need lisakohustused, mida Green Deal ja roheleppe, kõik seesama digipööre ja rohepööre, mis kaasa peaks tooma veel innovatsioonipöörde, et see ju kõik tegelikult meie sektori jaoks on igal juhul väga suur probleem ja eriti nende ettevõtete jaoks, kes ongi väiksemad. Suured jõuavad midagi rohkemat teha, väiksemate jaoks on need teemad igal juhul praegu väga tugevalt õhus, hirmud õhus. Aga Triin, kuidas teil? Mina just tegelikult tahtsin rääkida ka digipöördest selles võtmes, et Eesti on olnud eesrinnas igasuguste digilahenduste kasutamise osas ja noh, selge on see, et tootmises on meil täna ja veel lähitulevikus kindlasti inimest vaja, aga kui me räägime kõikidest tegevustest seal tootmise ümber, müügis, milliseid kohtumisi ja koosolekuid see kõik vajab, siis see ju kolis tegelikult internetti ja ma arvan, et selliste rahvusvahelise koostöö võtmes oli see isegi nagu positiivne tõuge, et kui Eesti ettevõtted on olnud nagu innukamad neid digilahendusi kasutama, siis teiste riikide kolleegid ei pruukinud varem üldse olla nii altid, ma ei tea, Teamsis kohtuma, et täna on see reaalsus kindlasti hoopis teine, et me ei pea Leedus kokku saama, me võime kõik olla oma kontorites või kodudes ja seda koosolekut pidada. Nüüd teine osa on ka eksport, et võib-olla ei ole selline levinud üldteada fakt, aga Eesti kange alkoholi tootjad on olnud väga tublid eksportöörid ja seda just üle maailma lennujaamade ja sadamate duty free aladel, mis üleöö, noh, kas ta nüüd kukkus nulli, aga sinna lähedale. Ja minu väide lähtuvalt sellest ekspordist ja ka Eesti siseturust on, et tegelikust restardist ei saa me rääkida enne, kui meie piirid on lahti. Turismiettevõtete liidult pärineb selline info, et 2 miljardit eurot on see rahaline panus, mida turistid jätavad iga aasta Eestisse ja siin on kindlasti oluline osa ka sellest rahast tuleb joogi- ja toidutootjatele. See turist tarbib siin ja ta ostab kaasa ja eriti Tallinnale, eks. Ja kui me vaatame nüüd siin aasta lõppu, siis tegelikult mitte ainult Soome, vaid ka Vene turist on siin Tallinna piirkonnale olnud väga oluline sissetulek. Nii et tulevikutrendid, ma loodan, et sõnast turist ei saa sõimusõna, sest et tegelikult meie majandus on nii pisike ja avatud, et me vajame turisti. Ja väga avatud selle juures. Nii, suur tänu. Ma tean, et meil on loetud minutid veel aega. Ma väga tänan teid nende märgusõnade eest. Ma usun, et kes kuulasid ja tähelepanelikult kuulasid, tegelikult noppisid siit need märgusõnad välja, mis on olulised ja mis on tuleviku suhtes olulised, et mina esitan teile hästi kiirelt igaüks tõesti palun lühikesi vastuseid, et mida te ootate riigilt ja mida te soovite tarbijatele. Et öeldakse, et Eesti majandust hoiab veel pikalt üleval sisetarbimine, et see seab lihtsalt omad eesmärgid. Anne, palun. Mina sooviks riigilt maksurahu. Ja siin riik on teinud ka aktsiisisoodustusi sellel aastal, järgmisel aastal, et väga kena, et kui selliseid soodustusi veel tuleb, ootame ka neid. Ja kindlasti oli riigist abi selle kriisi alguses, kui midagi juhtub veel analoogset, siis kindlasti on väga teretulnud. Tarbijatelt sooviksin mõistlikke otsuseid ja eelistage eestimaist. Nii, Ruta, aitäh, Anne. No täpselt samad sõnad, et võib-olla selle valitsusele ma lisan lihtsalt juurde veel selle, et palun otsustage ära, kas me tahame, et meil on Eestis toidutööstus ja toidutootmine, et sellest oleks nagu väga suur abi ja tarbijatele tõepoolest, palun eelistage eestimaist, mitte ainult hoiakutes. Me näeme seda Emoris ja Nielsenis, kuidas te kõik ütlete, et te armastate seda, aga minge poodi ja ostke Eesti tooteid, palun. Aitäh. Ja absoluutselt.
maksurahu ülioluline, aga jälle ma jõuan nende turistide juurde tagasi, et kui me räägime sellest turismisektorist Eestis, siis räägitakse pikast vaatest ja see ongi oluline ja ongi oluline mõelda, kuidas nad järgmise aastani elavad, aga tegelikult on meie jaoks oluline mõelda ka seda, mis juhtub novembris, detsembris ja jaanuaris. Jaanuarisse saab see imeline vanalinn meie selja taga olema täiesti tühi, kui meil ei ole Vene turisti, sest see on meie enda madal hooaeg. Et valitsus mõtleks välja neid lühiajalisi meetmeid, mis meil võimaldaksid inimesi siia lubada, on need lisatestimised, mis iganes, et meil tekiksid kas või need lokaalsed naaberriikidega pisikesed reisimullid. Ma arvan, et see on ülioluline. Ja aitäh, Triin, nende märgusõnade eest ka. Mina lisan omalt poolt juurde, et mida mina valitsuselt ootaksin ka, on selged sõnumid. Loomulikult maksurahust me räägime, me teame seda, et selged sõnumid, kas maskiga või maskita, kas teeme füüsiliselt üritusi või ei tee füüsiliselt üritusi, et võib-olla natukene selliseid tugevamaid sõnumeid, et ikkagi seda viirust ka ohjeldada. Aga nüüd suur tänu kõigile ja ma tõesti lisan ka omapoolse sõnumi tarbijatele, eelistage eestimaist, sest öeldakse, et tänulikkus toidab ja tänamatus hävitab. Et selle kena sõnumiga me lõpetame. Tore, et leidsite aega ja tahtmist kuulata ja järgmisel aastal, kui Jumal annab ja viirus lubab, siis ma loodan, et meie seminar on traditsioonilisel viisil ja me saame kõik kenasti Tallinna ettevõtluspäeval kokku, oleme rõõmsad ja ei karda üksteist nii palju, nii et kõike ilusat teile, ilusat päeva!